Ma näitan teile, kuidas umbes 5 minutiga luua selline ülevaatlik veebisait, mis siis lähtub Euroopa Liidu tehisintellekti määrusest. Ma alustasin oma tööd siis selle jaoks, et infot koguda Google Gemini Deep Researchiga, andsin talle sisendiks, et uuri Euroopa Liidu tehisintellekti määrust, loo mul selle kohta aruanne, ta lõi mulle siis selle aruande plaani, kuidas ta seda aruannet tegema hakkab, ma nõustusin sellega ja ta alustas uurimustööd. Nüüd, kui see uurimustöö Geminis võtab aega niisugune 2–4 minutit, ta tuleb siis sellises dokumendi formaadis, seda on siin 6 lehekülge koos viidetega, niisugune tavaline Wordi tekstidokument. Sellega ma lähen siis Gammasse, aadress on gamma.app ja laen ta üles siia Word dokumendina. Võtab sekundi aega, et selle siia üles laadida ja siin saab luua nii presentatsiooni, veebilehte, kui ka dokumenti, oleneb siis missugusest formaadist, millisesse formaati me seda infot ümber kanname. Ja social beta, seda ma ei ole veel testinud, aga meie loome praegu siis veebilehe. Vajutan jätka. Minul on nüüd makstud konto. See tähendab seda, et tasuta konto peal teatud asju teha ei saa. Mina saan talle vajutada, et preserve, et ta jätaks võimalikult palju infot alles. Selle konkreetse tegevuse puhul mul seda vaja ei ole. Ma tahan, et text content oleks niisugune kondents ja palju ühe kaardi või ühe slaidi peal siis nii-öelda, mis selles veebisaidis sees on infot oleks, paneme medium, vajutan continue, laseme tal siis seda veebilehte luua. Muidugi me saame nüüd valida ka, missuguses stiilis me seda veebilehte tahame. Valime ühe stiili siit ja vajutame generate. Võtab minutikese aega, et seda lehte luua. Nüüd see Gamma hakkas meil seda veebilehte lahti kirjutama või looma. Meie sisendist lähtuvalt siit vasakult näeme ka siis, mida ta teeb ja näeme ka jooksvalt ekraanil, mis ta siin täpselt loob. Paneme selle siit eest ära. Mida ma kindlasti sellel lehel tahaksin muuta on see, et kus on loe lähemalt nupp. Siia ma tahaksin panna siis päris selle õige Euroopa Liidu tehisintellekti määruse lingi, mida ei ole siis kohandatud ega kokku võetud. See on mul siin lahti, kopeerin selle lingi, lisan ta siia ja peaks olema tehtud. Täna me siia Gammasse väga ei sukeldu, et siin saab kõiki asju muuta, modifitseerida, pilte lisada ja nii edasi. Aga meie tahtsime niisugust kiiret websaiti ülevaatlikku saada. Vajutame publish, vajutame vali sait või vaata saiti ja siin on siis meie websait loodud siis meie poolt sisestatud informatsioonist erinevate sektsioonidega, peamise infoga. Ennem kui ma seda nüüd laia avalikkuse kätte selle veebisaidi avaldaks, siis ma teeksin ikkagi faktikontrolli ja siin üleval on ka loe lähemalt nupp ja viib meid siis siia Euroopa Liidu lehe peale, kus sellest määruselt saab siis üksipulki informatsiooni ammutada ja seda lugeda nendel, kes seda täpselt vaja lugeda on. Ja ennem kui te seda veebilehte siis laiale maailmale näitate, kindlasti tehke faktikontroll ja kohandage seal, kus vaja ning siis vajutage uuesti published ja saate niisuguse kiire visuaalselt sobiva ülevaatliku veebilehe luua, mis siis viib ka lingiga sellele õigele Euroopa Liidu tehisintellekti määruse lehele.